Järgmiseks vaatame me nüüd ülesanded. Üldiselt on ülesanded Carcorps autovalve poolt juba eelseadistatud ja siin kliendil midagi endal tegelikult teha vaja ei ole. Küll aga mõned kliendid ei soovi siit keskkonnast aruannete alt võtta näiteks kütusearuannet, sõidupäevikut igakuiselt ja soovivad, et teenus oleks natuke mugavam ja et süsteem saadaks siis selle sõidupäeviku või siis igakuise kütusearuande saadaks otse meili peale. Et ülesannete alt on võimalik see ülesanne luua ja siis automaatselt igakuiselt saadetakse näiteks 1. kuupäeval teile terve eelmise kuu sõidupäevik või siis kütusearuanne saadetakse teile meili peale, et ei pea enam siia keskkonda sisse logima. Vaatame siis selle täpsemalt ära, et vajutate siia uus nupu peale ja kuidas siis aruanne välja näeb. Valite saada aruanne e-postiga. Valite siis, millise aruande te soovite saada, kas te soovite sõidupäeviku, kütusekontrolli või näiteks tööaja raporti soovite saada meili peale. Valite ka siis formaadi ja kõige olulisem on siis eelneva kohta ja valite 1 kuu. Et see tähendab, et eelmise kuu kohta. Lisate ka endale sobilikud e-mailid, kas soovite 1, 2 või 3, 4 saada. Näiteks on raamatupidajal vaja mingisugust aruannet, et siis ta saab selle siit, süsteem saadaks talle selle siit automaatselt. Vajutame järgmine ja valime siis, milliste masinate kohta neid aruannet on vaja koostada. Nimeks paneme igakuine kütusearuanne ja graafikus paneme täitma näiteks öösel kell 3. Ja aktiveerimise aeg valime alati siis 1. kuupäeva. Et siis 1. kuupäevast on ta aktiveeritud. Ja lisame ka ajapiirangu, et ainult iga kuu 1. kuupäeval siis vastav ülesanne käivitatakse ja saadetakse siis eelmise kuu kohta käiv aruande kokkuvõte. Vajutate OK. Ja nii lihtne ta tegelikult ongi. Meeldivat kasutamist!